Apteekidesse on jõudnud müügile Flexisec keel, toode, mis on tarbijate seas mujal maailmas kiire poolehoiu juba saavutanud. Kasutatakse osteoartroosi ja osteoartriidi raviks ja põhilised näitajad on, kui on liigesevalu või liigese liikuvuse piiramine ja see siseneb läbi naha kuni liigesvöödeni ja siis biomääre kõhredele, et kõhred oleks siledad, sujuvalt liiguks ja ei oleks liikuvuse piiramist ja sellega ka valuvaigistav toime. Flexisec keeli populaarsus peitub tegelikult päris lihtsates põhjustes. Populaarsus on just selles, et tal ei ole mingit lõhna, tal kasutamismeetod on lihtne ja toime on kiire. Et paljud, kes on kasutanud kas Suurbritannias või Euroopas või Soomes, väidavad seda, et 2 päeva jooksul juba tekib see valuvaigistav toime ja tähtis on, et 2 korda päevas kantakse seda peale hommikul ja õhtul ja see kogus, mida kantakse peale, oleks liigesele vastav. Ja teine moment on see, et 10 minutit anda kuivada naha pinnal, et mitte katta sidemega või riietega, et siis on oodata, et tõesti see toime on kiire ja vastav. Selleks, et keel mõjuks õigesti läbi naha ja toime jõuaks vajalikesse piirkondadesse, on oluline teada, kuidas salvi määrida ja kui palju teda nahale kanda. Kui me kasutame suurele liigesele, kas see on puusaliiges või põlveliiges, siis tuleb kasutada 2 grammi keeli. No see on umbes 7 sentimeetrine keeli pikkus tuubist, kui vajutate. Ja põlveliigesel on eriti tähtis, et ei kata põlveketra, et pehmed koed, et ümber välisküljelt, siseküljelt, tagapinnalt ja määrida sisse ja siis anda 10 minutit kuivada. Ja kui 10 minutiga näiteks ei kuiva ära pind, see tähendab, et olete kasutanud natuke rohkem seda keeli, et kui järgmine kord panete, et siis natuke vähem kasutada. Aga kui inimene soovib, et natuke kiiremini imenduks, kas või paar minutit kiiremini, siis võiks liigest enne keeli panekut masseerida, et nahk oleks soe ja siis see imendamine on ka kiirem. Aga kui on väike liiges, näiteks sõrmeliiges või varbaliiges, siis loomulikult see kogus on palju väiksem, et siis võetakse kuskil 1 sentimeeter ja samuti siis kõik pehmed koed, mis ümbritsevad liigest, tuleb määrida. Küllap panite juba tähele, et põlvekeder salviga kokku ei peaks saama ja sellel on ka oma kindel põhjus. See luu on kohe naha all, aga on vaja, et selle keel läheks just liiges sünniva ajal kapslisse. Kui ta kapslisse ei imendu, siis see toime on ka vähem, aga see põlvekeder katab seda kapslid ja sellepärast tuleb just pehmetesse kudedesse määrida. Flexisec keelil on terviseohutuse mõttes ka eelis tablettide ees. Suurem osa nendest mõjuvad mao-seedetrakti, et kui kaua aega tuleb kasutada, seal 3 nädalat kuni 3 kuud, et siis isegi võivad verejooksud tekkida. Või südame-veresoonkonnale võivad mõjuda, et kellel on kõrge vererõhk, et võib tõsta veel vererõhku. Aga selle keeliga sellist kõrvaltoimet ei ole. Ja samuti ei ole nahal ka sellist kõrvaltoimet, et mingid löövet või mingit ärritust või punetust või nahakestendust, et selles mõttes on see hea keel. Flexisec keeli kasutusaeg ei ole piiratud, tohter soovitab teda nahale kanda vastavalt enesetundele. Seda võib pidevalt kasutada, sellist piirangut, et 3 kuud või 3 nädalat või aasta aega ei ole, aga oleneb ka, kui kiiresti see liigesvalu kaob.
suuremad osad patsientidest, kes on kasutanud, väidavad, et 3 nädala jooksul valud kaovad, liikuvus taastub. No siis inimene peabki vahet, et siis ei kanna nii kaua, kui jälle uus valuhoog tekib või mingi trauma tekib, et sel juhul siis hakkab uuesti kasutama. Sest liigeskõhr ju põhiliselt saabki kahjustust, kui on liigne trauma või on mingid sellised kaasasündinud arenguvead või kui on mingi haigus, näiteks diabeet või psoriaas, et siis võib ka liigese haigestumine just artroosi või artriiti kiirem olla. Teatud elualade esindajad ja teatud elustiili harrastajad võiksid Flexisec-geeli juba profülaktika mõttes hakata kasutama enne, kui tervisehädad endast märku annavad. Eriti, kes tegelevad spordiga, kellel on füüsiline koormus, sest et põhiliselt haiguse tekkes on ju ülekaal, kas töö juures füüsiline koormus või sporditegevuses või traumad ja kui sportlane näiteks tunneb, et treeningu ajal tal tekivad mingid liiges- või lihasevalud, juba võib kasutada seda geeli. Ja täpselt samuti töötaja, kes on füüsilisel koormusel või pikaajalised sellised seismised jalgadel ja tunneb, et selg või põlved hakkavad valutama, samuti võib kasutada seda geeli. Enne geeli kasutama hakkamist tuleb kindlasti teada ka koostoimetest teiste ravimitega. Koostoime siin on hea, et ei tekita teiste ravimitega allergilist reaktsiooni, et võib kasutada, kui inimene kasutab seal vererõhuvastaseid ravimeid või südameravimeid või maotrakti ravimeid, et seda geeli võib kasutada. Flexisec-geeli kantakse peale täiesti puhtale ja tervele nahale. Sel juhul küll mitte, sest et siin on just selline tähtis asi, et limaskestaga kontakt ei ole hea. Eriti kui teil tuleb näo peal kasutada, sageli on, ütleme, alalõualiigeste valud, et silma ei satuks, et suu servad võib-olla on lõhed, et siis sinna ei satuks, nina limaskestale ei satuks. Aga tavaline selline esmaabi lihtsalt pesta veega ära, kui juhtub, et satub. Ja kui inimene kasutab seda geeli, ütleme, ka tervele nahale, et pärast käed ära pesta, et edaspidi, kui mingi kontakt on suu limaskestaga, et siis ei oleks seda geeli.